ja alates eilsest olen ma Edinburgh's, Šotimaa pealinnas, sest ma tulin siia ülikooli ja siis ma mõtlesin, et kõik, kes lähevad nagu välismaal õppima või üldse, siis nad teevad blogi. Aga mitte, et ma nagu väga laisk oleks, aga ma mõtlesin, et keegi ei tee eriti videoblogit, nii et nagu proovin siis. Ma mõtlesin jah, et see on võib-olla äge. Ma loodan, et teile meeldib ja et mul on millest rääkida või vähemalt teil on nagu huvitav vaadatus, et muidu vaatan neid mina üksida mingi. Oli tore päev. Ja noh, ikka see on mu esimene video, nii et see ei ole nagu the best ever, et nagu don't judge me. Et oleks niisama tore. Ma tahtsin öelda mega suur aitäh kõigile, kes mulle edu soovisid, sest seda läheb tarvis ja mul on siin mega lahe olla tegelikult, hoolimata sellest, et ma olen veits vässi jäänud. Aga täiega lahe, nii et suur tänu ja ma igatsen teid kõiki täiega. Ma teen veel osasid, nii et nendest siis edaspidi ma räägin kõigest täpsemalt, mis toimub, sest mul veel ülikooli ei hakka. Ma mõtlen nagu õppimingud asjad, mingi induction on esmaspäeval, tutvustus või midagi, nii et eks siis näeb. Igatahes, kuidas ma siis eile kohale jõudsin. Ma pidin minema lennujaamast otse ülikooli koos oma 2 suure kohvri ja 3. kotiga ja siis ma Google Street View'st küll vaatasin, kuidas peab minema. Mul polnud halli aimugi, et poole sellest teest, ma otsustasin jalgsi minna, on mäest üles. Ma mõtlen, ma alguses võtsin bussiga, aga nagu pärast ma mõtlesin. Ja siis oli jah, mäest üles ja siis... Väga hull. Bussiga sõitsin õigesti, aga nüüd ma pean kõndima, ma kõndisin sealt mäest ülesse. Tähendab jah. Ja siis ma pean veel sinna kõndima. Ja õnneks esma mulje on hea, nagu... It was a struggle. Seal mäe juures peaks mu ülikool olema. Võib-olla halli aimugi. Jah, but I made it. That is my university right there, see õige koht. Nii, siis sellised. Veit. Ja ma ei tea, kuhu poole minna, kas parem või vasaku, et eks näeb. Sealt ma sain ma võtmed ja siis ma sain bussiga kõikasse ja siis bussis oli päris chill. Ja siis nüüd siin ma olen, oma ühikas. Siin on paar huvitavat asja ka. Siinsed kraanid on väga lahedad. Väga british. Et ühel poolt tuleb siis kuuma ja teiselt tuleb külma ja siis see nagu solksutad oma käsi nende vahel. Aga sellest kuumast ei tule üldse kuuma. Ja siis tule põlema panemine on ka väga lahe, sellised nagu klikk. Paned käima. Ja siis teed sama, et see ära kustuks. Dušš on ka täielik müsteerium, kuidas see dušš on nagu kuskil nurgas. Ja siis, et vett saada, siis see on nagu, see on seifi, ma ei tea, koodi pead panema või midagi, see peab tunne, et krutid ja see on Hogwarts. Aga ma arvan, et ma sain hakkama peaaegu. Nii et see on päris hakka. Siis ma käisin linna peal ka. Ülikõva, mul oli jetlag, nii et ma ärkasin kell 6. Tere hommikust! Kell on 7:30 ja mul oli jetlag, nii et ma ärkasin kell 6. Siis ma mõtlesin, et ma läheks uuriks, explooriks hommikust Edinburghi. Ja neile, kes küsisid. Jah, Šotimaal on ka tuvid. Siis ma ronisin ühe mäe otsa, kust oli üliilus vaade. Ülilahe on nagu see, et ühel pool sa näed nagu linna ja teisel pool mäge või seda küngast on nagu siuke vaade. On ultra lahe. Siis me jalutasingi 3 tundi, siis käisin poes veel korraks ja tulin tagasi.
ja siis nüüd ma chillin siin. Nii lõpus päev mul ongi siiani olnud kell 12 veits läbi nagu. Et aeg on ju aegselt. Ma seda nagu vegeteerin, seepärast, et mul ei ole täna mitte mingisuguseid üritusi otseselt. Ma chillin ja siis need teised sõbrannad on nagu, flatmate'id on nagu seal oma tubades ja värki nagu mina, nii et ma väga ei suhtle. Okei, ma nagu rääkisin pikka teksti maha juba ja siis avastasin, et ma seal pool aken, nii et see valgus kõik nagu peegeldab mu prille, nii et jah, ma olen sellest teadlik ja ma tulevikus kavatsen midagi ette võtta, näiteks üritada ära võtta midagi. Varane hommik oli vaata ka ja siis miks ma ütlen vaata? Räägin kaameraga. See on veits naljakas, aga okei. Eks ma nüüd jah. Vääralt.